Seega, järgmine peatükk, peitlid. On suhteliselt raske kujutada ette puidutööd ilma peitliteta. Seetõttu käsitleme neid tööriistu väheke pikemalt. Peitlit võib liigitada kas kuju järgi, näiteks lapikpeitlid, kumerpeitlid või siis funktsiooni järgi. Treipeitlid, nikerduspeitlid, tapipeitlid. Meie käsitleme antud õppefilmis lapikpeitlid, nende hooldamist, teritamist ja nendega töötamist. Iga tööriista heaolu algab sellest, et omanik kannab selle tööriista eest hoolt. Peitlite puhul on selleks peamiselt peitli tera kaitsmine. Üldiselt, kui te ostate poest, siis te saate ühe plastmass tüki, mis käib siia peale. See kaitseb teda. Selle miinuseks on see, et kuna ta on väikene, kerge, siis ta kipub võtma jalgu alla. Mina isiklikult olen teinud endale kasetoust tuped, millesse saab peitli panna väga hästi. Kui kellelgi ei ole nii palju viitsimust või aega, et selliseid asju teha, siis piisab täiesti sellest, kui siia ümber tera panna lihtsalt üks maaldri teibiring peale. Sellest piisab. See välistab selle, et kahe tööriista terad ei saa käia kokku. Kui teil see on tehtud, et teil on terad kaitstud sel hetkel, kui te nendega ei tööta, eriti siis, kui te liigute punktist A punkti B nendega, siis on meil vaja tegeleda tööriistade hooldusega. Me saame hooldada tööriistu, peitleid peamiselt kas käiaga või luiskudega. Käia on meil vaja siis, kui terale on tekkinud täkked sisse. Üldiselt muul ajal käiat ei ole mõtet. Selle tulemus on see, et te lihtsalt käiate seda tera väiksemaks. Ja teil tööriist peab pikemat aega vastu, siis mõistlik on olukordades, kus teil on tera, kus ei ole täkkeid, lihtsalt luisata ta üle uuesti, et saada ta jälle töökõlbulikuks. Minul on siin kahte sorti luiske. Õliluisk ja vesiluisk. Õliluisu ja vesiluisu erinevus seisneb selles, et ühe peale me paneme vett, teise peale õli. Õliluisk üldiselt on tugevam, ehk siis tema pealt eemaldub aeglasemini abrasiivid tükid. Vesiluisk on selles suhtes pehmem, temaga töötades eemaldub siit kogu aeg uus luisukiht ja paljastub alumine puhas kiht. Luiskude puhul peamine mure on see, et ta ummistub. See on täiesti loomulik osa sellest tööst, mis nõuab aeg-ajalt hooldamist. Selle vastu aitab see, kui te kasutate näiteks peenemat 180 või 240 paberit, lihtpaberit ja kannate selle peale õli, kui selleks on õliluisk. Kui selleks on vesiluisk, siis tasuks panna vett. Seda õli ei maksa panna väga palju, natukene. Ning siis ühtlaselt
ühtlase tugevusega seda luisku selle paberi peal lihtsalt siluda. Tähtis on see, et te surute kogu luisule ühtlase survega peale. Kui te surute ühele poole rohkem peale, siis sellelt samuselt poolelt luiskab ennast rohkem. Pikapeale hakkab külgede pealt minema luisk natukene allapoole, sest reeglina töötatakse luisu keskel, mis läheb nõgusaks. Tänu sellele on temaga suhteliselt raske töötada, kui ta on nõgus. Kui ma panen laiema peitli siia peale, siis nurgad hakkavad võtma, aga keskel on ta jätkuvalt nõgus. Seega, niimoodi saame me luisu sirgeks. Peitlite hooldamine. Peitli hooldamisest nüüd. Peitli lõikenurk. See osa, mida me kas luiskame luisu peal või käiame, peaks olema kuskil 18–25 kraadi. See nurga suurus oleneb sellest, kas me töötleme kõvemat puitu, pehmemat puitu, okslikut materjali või sirgesüüga. Mida kõvem puit on, seda suurem peaks olema nurk. Mida pehmem puit on, seda väiksem võib olla nurk. Sest mida kitsam on peitli lõikenurk, seda suurem tõenäosus on see, et ta murdub ja siia tekivad täkked, kui ta peaks kohtama mõnda oksa või tugevamat materjali osa. Kui aga teil on vaja peitlit selleks, et tappida, siis oleks teil vaja suurema lõikenurgaga peitlit. Kui te aga teate, et teil on lihtsalt peitlit vaja näiteks silumistööde jaoks, kuskil tapikeelte silumise jaoks näiteks, siis see võib olla kitsam nurk. Selle eeliseks on see, et ta lõikab paremini. Kui see 18–25 kraadi on kellelegi number, mis ei ütle sisuliselt mitte midagi, siis võib piltlikult võtta, et teritusfaas, mis te siia tekitate, peaks olema 2 korda sama lai, kui on peitli enese paksus. See on umbes täpselt see nurk, mida teil on vaja. Kui teil on käe peal tehtud ja teil on esialgne faas saadud kätte, siis järgmine tööoperatsioon on ikkagi luisu peal, et saada võimalikult hea ja kvaliteetne lõikeriist endale. Selle jaoks te panete selle peitli siia luisu peale, surute selle teritatud nurga vastu luisku, tõstate teda natukene ülesse ja hakkate tegema kas 8 või liigutate edasi, tagasi või siis kolmas variant, teete lihtsalt ovaale. See sõltub sellest, kui suur on teil luisk. Näiteks selle õliluisu peal ma põhimõtteliselt saan teha ka 8. Samas vesiluisu peal ma parimal juhul saan teha ainult edasi-tagasi. Sest 8 siin peal teha on kaunis nihe.
kuigi võimalik. Enamjaolt soovitatakse kasutada neid 8. See põhjus on selles, et te kasutaksite seda luisupinda võimalikult suures ulatuses. Kui te teete lihtsalt edasi-tagasi siis juhtubki see, et teie luisk muutub keskelt nõgusamaks, tipud jäävad ülesse. 8 tehes te katate peaaegu kogu luisupinna ära. Nüüd, kui teil on luisk enda arvates piisavalt terav ja te olete luisanud teda juba tükk aega ja te leiate, et sellest piisab, siis mismoodi kontrollida, et see luisatud tera on teil ikkagi tehtud korda, ehk siis temaga on võimalik teha tööd. Variante on mitmeid. Osad kasutavad selleks mõnda küünt, mille peal lükatakse, ehk siis kui peitel libiseb üle, siis on ta veel nüri. Kui ta tekitab teil kuhugi mingisuguse täkke sisse, siis on ta täiesti töökõlbulik. Teised kasutavad selle jaoks mõnda proovitükki, mille peal vaadatakse, kas see peitel ristikiude lõigates lõikab või rebestab puitu. Kui ta lõikab puitu, siis on terav, kui ta rebestab, siis tuleks teha veel tööd. Ja kõige peenemad mehed üldiselt kasutavad selle jaoks, et saada teada, kas peitel on terav või mitte, endal karvu. Ehk siis kas ta lõikab teie käe pealt karva või mitte. See peitel veel ei lõika. Tähtis selle luiskamise juures on see, et teil nurk oleks kogu aeg üks. See samune nurk, mida te hoiate siin peal. Et teie käsi ei hakkaks liikuma üles-alla. Kui teie käsi hakkab liikuma üles-alla, vasemale, paremale, siis ta hakkab võtma ta erinevatest kohtadest peitlit. Ehk siis see tera enam ei ole mitte sirge, nagu ta peaks olema, vaid ta muutub kumeraks. Niisiis, kui meil on hooldatud peitlid, siis me saame jätkata oma esialgse tööga. Me oleme eelnevalt saaginud välja kalasabatapi keele. Nüüd oleks veel vaja eemaldada üleliigne materjal sellelt toorikut. Selleks me oleme märkinud eelnevalt peale siia ristid, et see on see osa, mis me võtame ära. Põhimõtteliselt, kui me praegu teeme ühte, siis need ristid siin nii väga rolli ei märgi. Aga kui te peate tegema näiteks kummuti jagu sahteid, kus kõigil on kalasabatapid peal, siis võib päris sassi minna. Kumma materjali ma pean võtma maha, kumma mitte. Seetõttu on need ristid päris jaoks abinõus. Selleks, et meil oleks veendumus, et siin tekiks täisnurk, kui me hakkame seda siit välja lööma. Paneme siia abiklotsi, milleks on antud juhul siis see sama tükk, mille me saaksime välja, ehk siis see kalasabatapi
teine pool ning selleks, et see klots ei saaks nihkuda siit pealt, me paneme siia alla lihvpaberi. See lihvpaber voltige 3, sest näiteks kui te murrate ainult 2, siis teil jääb sissepoole lihvpaberi libedam külg ja ta hakkab liikuma teil. Kui te murrate ta 3, siis ei ta saada kuhugi teil liikuda. Panete selle lihvpaberi siia alla, selle klotsi panete siia joone peale, et teil oleks veendumus. Te peiteldate täisnurga all. Ning antud juhul, kui te näete, siis ka siia laua peale olen pannud abiplaadi, et kui ma peiteldan ja ma peiteldan läbi selle, siis et ma ei peiteldaks laua sisse. Nii, selleks, et meil oleks võimalik peiteldada seda materjali siin, siis esimese tööoperatsioonina me lõhestame puidukiud ja siis lööme sinna lõhestatud kiude poole peitliga ja saame siit ühe puidulaastu kätte. Kui te kasutate peitlit, millel on rõngata pea ehk rõngastamata, siis metallhaamriga taguda ei ole väga mõtet, kuna see pea, kui te lööte siia vastu, see pea läheb kogu aeg laiemaks ja laiemaks. Ehk siis te rikute lihtsalt peitli pea ära. Sellisel juhul kasutage kas kummihaamrit või puithaamrit. Kui teil on peitel, millel on metallvõru, siis see metallvõru piirab seda pead siin, ehk siis see pea, puidust pea või kummist pea ei saa minna laiaks. Sellisel juhul te võite kasutada puit või metallhaamrit. Niisiis. Panete selle peitli paika ja lööte ühtepidi ning kas kasutate lihtsalt käejõudu, et seda eemaldada laastu siit, mis teil tuleb. Või lööte ka teiselt poolt vastu. Kui see laast enam ei kuku teil ära, nagu siit juba hakkab tulema, et see laast jääb teil sinna alles, siis see tähendab, et siit enam ei ole kiud rebestatud ja te peate uuesti lööma läbi. Üldiselt seda poolt, kus ma praegu teen, ma soovitan teil lükata kaldu, et ei hakka siit otsa pealt tulema. Sest hiljem, kui teil on poole maa peale peiteldatud, te keerate selle tüki teistpidi ja peiteldate teiselt poolt vastu. Kui te peiteldaksite praegu läbi ja lööksite lõpuni, siis siit lõpust võib ta rebeneda. Kui ta rebeneb kuskilt siit keskelt, materjali keskelt, siis seda hiljem ei jää näha, ning see ei ole meile probleemiks. Aga kui ta rebeneks kuskilt ääre pealt, mis jääb näha, siis see rikuks meil taaskord töö ära.
tähtis on veenduda selles, et see nurk, mida te tekitate siia, oleks täisnurkne. Muidu, kui te hiljem panete teda kokku, siis ta võib teil jätta kuhugi praod vahele, mis taaskord rikub teil töö ära. Ja me hakkame juba jõudma põhimõtteliselt poole materjalide peale, ehk siis võib keerata seda ümber. Ehk siis siin toimub täpselt sama asi. Te panete ta siia paika. Fikseerite ta joone peale ära. Kinnitate laua külge. Taaskord esimene tööoperatsioon on kiudude rebestamine, millele järgneb laastu eemaldamine. Teise poole juures võib eemaldada seda kas niimoodi, nagu te eemaldasite esimene poole. Ehk siis siit kaldu ja siis teine variant on see, et eemaldate selle laastu siit otsa pealt lüües. Ja eemaldate terve tüki. Praegu on hea näha, et kui te oleksite alguses kohe hakanud siit lööma, siis ei oleks tal enam olnud kuskil toetada sel hetkel, kui te lööte siit peale. Sest antud hetkel on tal olemas siin nurk all, mis teda toetab. Üldiselt, kui te võtate neid laaste, võtke alati vähem või rohkem, sest võttes liiga palju, võib tal taaskord see materjal pigem rebeneda, kui lõigata seda materjali. Ja
ongi kogu tükk kätte saadud. Nüüd tuleb lihtsalt see rebenemiskoht siit sirgeks lüüa. Ja vaadata töö tulemus üle. Kui te vaatate nüüd, siis see töö tulemus on hetkel säärane, kus on näha, et see materjal, mis olete töödelnud, on siin natukene üks nurk on siia jäänud sisse. Selle te kas eemaldate siis peitliga, siit lükates ühtepidi ja teistpidi. Ja te kasutate selle töö jaoks nuga. Samuti on täiesti mugav tööriist antud töö puhul. Te lükkate selle sodi siit nurgast maha. Nurgad on äärmiselt tähtsad, sest üldiselt kui teil mingi väike tükk jääb siia nurka, siis kogu see kanasabatapp hakkab selle nurga peal seisma. Teil on taaskord töö suht väikese asja pärast natukene kehvema välimusega. Aga nüüd teeme teise poole ära ja siis lähme edasi kolmanda peatükiga. Enne seda tahan ma panna südamele kõigile vaatajatele, kui te peiteldate. Peitel on kahe käe tööriist, ehk te kasutate peit kahe käega, kui just teil teises käes ei ole haamer. Ning teiseks, peitel liigub alati endast eemal. Vastasel juhul on vigastusele äärmiselt kerged tulema.